Tere, mina olen Heidi Kukk, Statistikaameti meediasuhete juht ja tere tulemast tänasesse infotundi. Hetke pärast annab meie analüütik Sigrid Saakpak ülevaate sellest, milliseks kujunes keskmine ja mediaanpalk selle aasta esimeses kvartalis. Teie küsimused on samuti väga oodatud, need palun postitada siis ülekande all asuvasse kommentaariumisse. Ja ettekande slaidid ja ülekande salvestuse lisame samuti pärast ülekande lõppu siis kodulehel pressiteate juurde. Nüüd aga head kuulamist, palun Sigrid. Tere hommikust ka minu poolt. Tõesti, räägin siis teile täna sellest, et kuidas nägi välja selle aasta esimene kvartal palgaandmete poolest siis. Alustame sellest, et mis siis on keskmine palk, mis on mediaanpalk ja siis liigume juba kibekähku andmete juurde. Keskmise palga arvutamisel on siis oluline teada seda, et me liidame kokku kõik väljamakstud tasud ning jagame selle siis palgasaajate arvuga. Ja keskmist palka mõjutavad siis üksikud väga kõrged ja madalad palgad rohkem kui mediaanpalka. Ja mediaanpalk ise on siis selline näitaja, millest 50% töötajatest saavad rohkem ja 50% töötajatest saavad vähem palka. Ja mediaanpalka võiks just kasutada selliste olukordade puhul, kus valdkonnas on palkade ebavõrdsus võib-olla suurem. Ja nüüd esimese kvartali andmed. Keskmine brutokuupalk oli esimeses kvartalis 2011 eurot. Ja sinna kõrvale mediaanpalk oli 1649 eurot. Siin on oluline teada ka seda, et keskmise palga metoodika hõlmab siis töölepingu alusel töötavaid isikuid ning siis avaliku teenistuse seaduse või siis teenistuslepinguga töötavaid inimesi. Nagu jooniselt näha, siis kvartaalselt keskmine ja mediaanpalk moodustavad sellise kergelt sakilise joonise. Selles siis väljendub palga selline hooajalisus, mis siis tähendab seda, et näiteks teises ja neljandas kvartalis on alati palgad kõrgemad, kui on siis esimeses ja kolmandas kvartalis. Seda võivad siis mõjutada näiteks väljamakstavad puhkusetasud või siis ka preemiad. Et see on pikalt juba niimoodi ja nagu näha siis ka võrreldes 2024. aasta neljanda kvartaliga oli siis 2025. aasta esimese kvartali keskmine palk natukene madalam. Samuti on näha, et mediaanpalk on alati ligikaudu 300 eurot olnud madalam kui siis keskmine brutokuupalk. Kui vaadata siis üldist palgamuutust, siis võtsin välja viimase 3 aasta keskmise brutokuupalga muutuse. Oluline on siis see, et kuna tegemist on hooajalise näitajaga, siis võrreldakse alati eelmise aasta sama kvartaliga palganumbreid. Ehk siis, et saada teada 2025. aasta esimese kvartali palgamuutuse protsenti, võrdlesime me seda 2024. aasta esimese kvartali brutokuupalgaga. 2022. aasta esimeses kvartalis oli siis palkade muutus 9,3%, ehk siis oli palkade tõus. Kui vaadata sealt aasta edasi, jõudsime me siis nii-öelda tipppunkti, kus siis oli 2023. aasta esimeses kvartalis 13,3%. Ja nüüd on graafikult kenasti näha, et palkade kasv on aeglustunud. 2024. aasta esimeses kvartalis olime me siis 8,8% juures ja nüüd siis selle aasta esimeses kvartalis 6,1%. Et siis kui palgakasv kiireneb, siis on see üldiselt märk majanduse elavnemisest. Samas kui palgakasv siis aeglustub, siis saab eeldada, et ka majanduskasv aeglustub, aga siin muidugi on väga palju faktoreid, mis rolli mängivad. Kui vaadata nüüd kvartali andmeid tegevusalade lõikes, siis olen siin välja toonud 3 kõige kõrgema keskmise brutokuupalgaga tegevusalad, mis olid siis info- ja side tegevusala 3605 eurose keskmise palgaga. Sellele järgnes siis finants- ja kindlustustegevus ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusala. Ja madalaimad keskmised brutokuupalgad olid siis
kinnisvaraalases tegevuses, kus ta oli natukene üle 1400. Sellele järgnes siis muud teenindavad tegevused 1337 eurot ning kõige madalam oli siis majutus ja toitlustuses, kus ta siis oli 1285 eurot. Kui vaadata üldist tegevusalade pilti, siis on näha, et võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga ei ole pilt väga palju muutunud, et lilla joon näitab siis selle aasta esimest kvartalit ja roosa joon näitab siis 2024. aasta esimest kvartalit. Et üldjoontes on selline tegevusalati keskmise palga arv või keskmise palga näitaja üldiselt konstantne, et seal info ja side, finants ja kindlustus on alati tipus olnud. Siinkohal saab öelda, et põllumajandustegevusalal on märgata seda, et 2025. aastal oli seal siis keskmine palk madalam, kui ta oli 2024. aasta esimeses kvartalis, ehk siis seal toimus negatiivne palgamuutus 0,4%. Ja nüüd, nagu ma enne ütlesin, siis võib-olla valdkondade puhul, kus on võivad olla suured palgamuutused või palkade erinevus võib olla suurem, soovitan siis kasutada mediaanpalka ja seda ka näiteks siis maakondade puhul, sellepärast et see mediaanpalk näitabki siis sellist võib-olla keskmist, üleüldist keskmist palgatöötajat. Siin kaardi peal ei ole kujutatud Tallinnat, selle Tallinna numbri olen toonud siia kõrvale välja, et mediaanpalk esimeses kvartalis oli siis Tallinnas 1927 eurot. Ja üldiselt oli siis niimoodi, et mediaanpalk oli siis kõrgeim just Tallinnas ja siis sellele järgnes Harjumaa 1838 euroga ja siis Tartumaa 1721 eurot. Ja madalamad mediaanpalgad olid siis Valgamaal 1296 eurot ja siis Saare maakonnas 1314 eurot. Ja kui teid huvitab, milline on teie ametirühmas keskmine palk, siis kutsun teid kasutama ka meie palgarakendust, mis on siis uuendatud ka esimese kvartali andmetega. Ärge laske ennast segada sellest graafikust või sellest kaardist, mis näeb natuke teistsugune välja. Seal on keskmine palk siis välja toodud, kui minu kaardil oli mediaanpalk. Ja sinna saate siis panna ka oma ametinimetuse ja vaadata siis üldist palgataset nii meeste ja naiste lõikes kui ka vanuselises lõikes siis enda ametirühma siseselt. Mina ütlen enda poolt aitäh. Aitäh, Sigrid. Ma küsiks ühe küsimuse ka, mis vahepeal tulnud on, et ehk sa seletaksid ka pisut seda keskmise palga jaotust maakondade lõikes, et kui mediaanpalk oli kaardi peal sul näha, aga kuidas keskmise palgaga on? Keskmised palgad võrreldes siis eelmise aasta sama perioodiga olid siis kõige nii-öelda rohkem tõusnud just Tartu maakonnas, et seal oli siis 7,2% ja siis Ida-Viru maakonnas, kus ta oli 6,9%. Aga saab öelda, et kõikides Eesti maakondades siis keskmised palgad kasvasid vähemalt 4,8%. Et see 4,8%-line keskmise brutokuupalga kasv oli siis Harju maakonnas, kui Tallinn välja arvata. Suur tänu sulle ja sellega siis tõmbame joone alla tänasele infotunnile ka. Aitäh meid kuulamast ja järgmise korrani!